Täitsa siiralt. Ma nüüd ei võimenda kuidagi üle, see on sürreaalne kogemus. Istud sisse ära, ütled tere ja keegi sulle ei vasta, vaid rool hakkab ise keerama, suunatuled lähevad sisse. Interjööri poolest kõik on nii nagu tavaautos. Ainuke nüanss ongi nüüd see, et kogu autosalong on kaardistatud kaamerate ja erinevate sensoritega. Nii et kui ma tahaksin näiteks, et juhtimiskeskuses annab autojuht signaali, siis ta signaali annab. See on nagu arvutimängus, mees kaugelt juhib, sina pead lihtsalt oma sõitu kuidagi nautima. Meie praegune sohver paikneb meist 10 kilomeetrit eemal, kuid distantsi mõttes kõlavama näite võib tuua mullusest, kui Elmo roolis sõidukid Hollandis Tallinnast. Lähed tööle kontorisse, istud ekraani taha, sul on 360 vaade, kõik ekraanid ilusti ümber ja sõidad väga mugavalt, istud oma roolis ja võtad järjest tellimusi vastu. Taolisi masinaid on Tallinna liikluses Elmo ja Pliki ühisel testperioodil ainult üks. Eduka katsetuse korral kolitakse siit USA-sse, et proovida turul opereerida juba kuni 100 autoga. Oma heakskiidu pealinna tänavatel 2-kuuliseks navigeerimiseks on andnud Transpordiamet, mis tervitab autonoomse või kaugjuhitava sõidukultuuri üldist tekkimist Eesti teedel. Nii kaugjuhitavad kui ka isejuhtivad sõidukid peavad esmalt läbima Transpordiameti katsed. Kui me oleme neid katsetanud ja veendunud, et nad suudavad liikluses ohutult liigelda, saavad hakkama erinevate olukordadega, siis peale nende katsete läbimist me lubame nad liiklusesse. Kaugusest 4-rattalist juhtivale inimesele kehtivad täpselt samasugused seadused või nõudmised nagu klassikalises mõistes autojuhile, kes on füüsiliselt autosalongis kohal. See peab paika ka juhul, kui politseil on alust juhiga vestelda või võtta teda vastutusele. Juht on juht, et kas ta on kaugjuht või on ta rooli taga olev juht, vastutus on sama. Meil on kokkulepe, et ta võib minna sinna juhtimiskeskuse juurde ja samamoodi selle inimesega suhelda nagu tavalise autojuhiga. Ehk et sellel juhil on sisse logimine oma nime alt ja ta ootab selle politsei seal ära, kui on vaja politseiga rääkida. Ja see tüüp, kes iganes sa seal oled, ma lehvitan sulle, tervitan, väga ohutult sõidad, see on meeldiv ja mõelge, 3 euro eest saate sõita ükskõik kuhu soovite. Tallinna piires siis. Ma arvan, et seal Tallinna piiril, kui sa üritad ennast Tartusse kuhugi klubisse vedada nädalavahetusel, siis see auto lihtsalt seal kuskil Peetris suretab ennast välja ja pead jala tagasi kõndima. Kel tekib küsimus, kas taksos tekib vaidlus tüdruksõbraga või semudega ropendamine on näha ja kuulda taksojuhile, siis jah, jällegi, nii nagu ka tavalises olukorras. Masina sisemuses toimuva jäädvustamine on rangelt reguleeritud ning talletatud. Eelkõige monitooritakse sõitu ohutuse eesmärgil, näiteks kui reisijal hakkab ootamatult halb ja ta palub abi. Meie tehnoloogia on kasutuses juba väga mitmes sektoris. Me oleme kasutuses nii Ukraina eesliinil kui ka Kanadas teeohutussõidukitel. Aga kõige lihtsam näide, millest väga hästi saab iga inimene aru, on see, et kui sa täna näiteks võtad Bolt Drive'i, sa pead ise kõndima selle juurde. Aga sellise tehnoloogia puhul tuuakse see sulle ukse ette. Sina sõidad, lähed randa, teed oma asja ära, mis sa seal teed, aga võtsid kogemata õlle. Sa ei taha enam edasi sõita, siis sa saadki tellida, et see tehnoloogia jälle viib selle sõiduki Google järgmisele kliendile või tagasi sinna baasi, kus ta tuli. Tolmat Saia sõnab, et kaugjuhtimise tehnoloogia on robotipõhisest autonoomsest viisist 5 korda odavam ning kui viimane vajab veel arendust, siis esimene on argikasutuseks valmis. Ma tunnen ennast nagu Tom Cruise mõnest võimatu missioon filmist. Täpselt nii kaugele ongi maailm omadega jõudnud, et see, mis me kunagi Hollywoodi filmides nägime, see ei ole enam fiktsioon, vaid see on päris. Jürgo Vahtra lausub, et kaugjuhtimislahenduse puhul on alati oht ühenduse kadumine või sellest tekkiv viivitus, mis tulevikus võiks klaaruda 5G abil. Hetkel kehtib loogika, et kui miski autot väliselt või seest häirib, siis see peatatakse. Raske jalaga juhti talitseb süsteemi sisemine kiiruse piirang ehk lubatust rohkem auto lihtsalt ei liigu. No meie ikkagi näeme, et kaugjuhtimine teeb
selle olukorra turvalisemaks ja tegelikult ka on võimalik kaasata erinevaid inimesi juhtideks. Et sul on võimalik nii ratastooliga inimene panna juhtima kui nooruk, kui ka inimene, kes elab näiteks maapiirkonnas. Et oleneb, kuhu sa oma juhtimiskeskuse üles sead. Et ta annab palju rohkem paindlikkust teenuse osutamisel.